ärikäik. Tervist, head kuulajad! Eetris on ärigeeniuse saate Ärikäik juba 13. osa ja saatejuhtideks, nagu ikka, Gert Tavasalu ja Berta Kortfelder. Stuudios on meil täna külas Riho Antsmäe. Tervist! Tervist! Tema on siis Clean Hand osaühingu juht ja see ettevõte jõudis avalikkuse teadvusesse rohkem siin kriisi ajal, kui olid igal pool nende Zappi desinfitseerimisjaamad püsti. Aga nüüd on hoopis teine suund viimasel ajal võetud. Aga alustaks äkki sellest, et kuidas see ettevõte üldse alguse sai? Mis selle idee oli? Oli 2018, töötasin üsna konventsionaalses fast moving consumer goods valdkonnas ja siis paljud tehnoloogia ja üldse evangelistid ütlesid, et kivi peale ei jää, et siis mõne aasta pärast me enam ei käi poes enam niimoodi, ei tee üldse asju niimoodi, nagu me praegu teeme. Ja ma nagu sain nendest mõjutatud, jah. Küll seda täna vaadates ei ole nii, eks, et inimesed endiselt käivad poodides, teevad oma asju enam-vähem sarnaselt, kuna nende harjumused on rasked muutuma. Siis ma tajusin nagu sees sellist olukorda, kus on kaks varianti, kas ma nagu jätkan samamoodi ehk konventsionaalselt või lähen selle voolu kaasa ja hüppan ise kaljult alla ja proovin hakkama saada. Kuna ma olen oma karjääri teadlikult ehitanud nagu selles mõttes, või kas karjääri, aga vähemalt oma tööelu niimoodi, et ma olen valideerinud ennast alateadlikult kogu aeg, kas ma olen jälle järgmiseks leveliks valmis, siis mulle tundus, et ma tol hetkel 2018 olin valmis võtma vastutuse nagu siukse laiema ja suurema. Ja siis ma tajusin ka sellist asja, et ma suudan ehk otsida ja leida kriitilisi probleeme, millel on suurem väärtus. Kas seal oli natuke võib-olla maailma muutmise nagu tahtmist taga ka, aga võib-olla nii, nagu ütleme siis õhinapõhine väga ei olnud, aga ma tahtsin midagi nagu natuke erilisemalt teha. Ja ma mäletan 2018, kui mul oli juba selle eelmise ettevõtte tegevjuhi koha peal nagu viimased 6 aega, siis põhiosanik küsis, et nagu, mis sa tegema hakkad nüüd nagu? Ma seisin toitlustuse järjekorras ja ütlesin, et vaata, kui palju on ristnakkumist või vaata, kui palju me ajame endale näost sisse või riskime oma nagu tervisega sellega, et me sööme asju sisse, igasuguseid baktereid ja nakkume ja jääme tööl haigeks ja ma ise tõin lasteaiast palju, mitte ise, vaid siis ma vahendasin lasteaia viiruseid tööle inimestele, kelle lapsi isegi ei ole, on ju. Ja mille hakkas aga helisemas asi ja ma rõhutan, et see oli enne koroonat. Ja siis me tegime esimesi piloote, lihtsalt nagu see oli täiesti banaalne, mingisugune piloteerisime kätepuhastusjaama, koroonat ei olnud veel, rõhutan, ja mingi perearstikeskustele ja mõtlesime, et see võiks nagu, või inimesed tundlikkus ei muutunud, nii et see läks üsna nagu niimoodi raskelt alguses. Ja siis pilti saime siis koroona ajal ja mis ma siis tegin selle koroona aja suurema osa oli, ma käisin esinemas ja vastamas, et kus ma seda ette teadsin, on ju. Ma ei teadnudki, see oli nagu, ja siis ma nagu hakkasin tabama, et oota, et äkki mul on mingisugune väikene või äkki siit tuleb mingisugune oskus jälle tajuda natukene ette asju või tabada neid päris probleeme või probleemi, mis on nagu lahendamata, mille tehnoloogia on jõudnud sellele maale, kus võiks seda juba lahendama hakata. Et ma sain võib-olla kinnituse selle, et ma suudan kriitiliselt ette mõelda ja ma võin julgemalt edasi astuda sellel teel, nii-öelda. See oli lihtsalt esimene katse, jah. Et nii oli see algus, et ma vaatasin, kuidas, ma ei tea, burgeri putkade saatakse näost sisse friikartuleid mustade kätega ja minnakse siis, katsununa igal pool mingisuguseid bakterid ja nii edasi. Ja selle teadusarvu nimi oli siis presentism ja absentism. Presentismi lahendus on siis, presentism on see, et kui sa oled tööl ja nakkad teisi, siis teised jäävad haigeks ja lähevad koju. Programmeerimisfirma ei saa oma
oma tundi müüa või advokaadibüroo ja absentism on see siis, kui sa istud kodus ja siis ei loo väärtust firmale ja kui palju see ettevõttele maksma läheb, eks see oli siis see teadusharu, mida ma alguses lahendasin või see probleem. Jah, et aga siis oli koroona. Ja numbrid olid juba head, eks ju, käibed ja igasugused asjad olid head. Aga ma mõtlesin, see ei ole õige, ma tahtsin ise rahulikult valideerida, mõjutada või kasvatada seda kultuuri nagu. Siis räägiti, et see on ju elementaarne, ma sain aru, et see innovatsioon selles kontekstis nagu läbi. Et me peame, et nagu see pidu, mida mina nüüd alustasin, on läbi, et tuleb midagi uut mõelda. Õnneks me sattusime rõvedalt raskustesse nende jaama teenindamisega, meil 1000 oli väljas. Ja muidugi telliti, me lihtsalt lennukitega teeme, ma ei tea, kuskohast mingisugusest, ma ei tea, Hiinast otse, nagu see õudus oli seal tol hetkel, mingi garaaži taga sai kuskil, ei olnud korruptsiooni, aga põhimõtteliselt nagu umbes nagu värisevate kätega võetud kanistritega nende antiseptikat ja kuskile viidud, et see on nagu tõeline nagu siuke nagu 60. Chicago, eks ju, et oli siuke natuke olukord ja me saime kuidagi hakkama, meil oli leping Rimiga ja me pidasime lepingust kinni ja ma olen üle uhke selle üle. Ja siis ma sain aru, et see pidu on läbi sellega, ma sain aru, et see ei ole normaalne ja me ei jõudnud teenindada ja siis ma omades pusle mõtlemist, et vaatasin, et oota, aga äkki see on nagu päris probleem nagu. Ja siis ma sattusin Industry4.0 ehk siis mõtlema sellel teemal, et millega see tegeleb, et tegelikult ennetamisega ja meil samamoodi oli, siis me leiutasime esimese narrowbandi või siis nii-öelda rahvakeele GSM-i peale esimese multisensori, mille me siis panime oma seadmetesse ja siis me saime oma kaughalduse teel oma jaamu teenindada, selles mõttes me saame aru, mis on tühi, kuhu tuleb sõita ja mida iganes. Muidu oli meeletu anarhia oli, telefonikõned tulid sisse, kõik karjusid ja ütlesid, et kohe tuleb munitsipaalpolitsei sisse ja paneb meie kaubanduskeskuse kinni ja nii edasi. Et ja siis ja siis me hüppasime kiirendisse sellega, Tehnopoli kiirendisse. Ma võtsin selle, mul pärast avati Tehnopoli kiirendi ja siis ma mõtlesin, aga mida ma seal teen, ma mõtlesin, davai, teeme selle valideerime selle sensori ära oma nagu äriteena ja siin remargi korras tuleb öelda, et me oleme ikkagi nagu tugevalt sündinud Tehnopoli inkubaatoris. Et ja siis mulle avaldati see info, et uus kiirendi on alanud ja me läksime sisse sellega. Ja siis umbes 3 kuu pärast sain ma esimese SMS-i oma jaamalt, selles mõttes nagu tuli SMS, hallo, ma olen tühi, et tule täitma mind. See oli nagu siuke nagu oma lapselt nagu mingisugune info, mingi teiselt poolt maakera nagu. Ilmselgelt oli see päris algeline sensor täna vaadates juba on, aga lugu ta kõlab, eks ju. Ja sealt hakkas asi edasi arenema, et me proovisime valideerida veel üldse seda probleemi nagu, et ennetamine ja sellises valdkonnas nagu kinnisvarateenindus näiteks või see on teoreetiliselt kinnisvarateenindus ja sellise vähese raha kohta nagu üldse kinnisvarateenindus või nagu kinnisvarahaldus ei olnud väga palju investeeritud tähelepanu pööratud ja sinna me siis jäime, jah. Ütleme, et see on siis nagu see vaheetapp, kus me olime. Vahepeal me suutsime teha ka, meil on riiulil palju asju ka, näiteks riiulil on meil kätehügieeni koolitusrobot, on ju, kui see absentism ja presentism, seal oli meil on õudselt nagu fookuses, siis me suutsime ka vahepeal teha roboti valmis, aga see ei läinud lendu. Ma ei tea, muuseumitele millega mõtlesime seda teha, aga ütleme, selle see alltekst on see, et sa meeletult toodad prototüüpe, sa meeletult toodad nagu asju, aga paljud jäävad riiulile, vähesed neist lähevad lendu. Tuleks siis korraks sul nagu tagasi, et mis tunne, võtame selle nüüd nagu osadeks, et mis tunne teil oli, kui te nägite, et see koroonaviirus hakkas maailmas levima? Esimene tunne oli see, et me jackpot, et me saime õiget asja, või nagu seekord me olime õigel ajal kohas, See tunne oli ka see, et me oleme natuke hiljak või natuke varases staadiumis, me oleks võinud olla natukene küpsemad, siis me oleks saanud rohkem turgu võtta. Ja kõik taksojuhid hakkasid äkki Tesaga tegelema. See oligi minu jaoks murdepunkt, stop, see läheb punaseks turuks, see on anomaalne, see allu mingitele majandusreeglitele, eks seda ei ole võimalik nagu ärimudelina nagu normaalselt minul ärijuhina juhtida, et see on nagu mingi täiesti anomaalne. Võtame see raha vastu, oleme tänulikud ja pikendame oma runway'd, ütleme siis startupi keeles nagu. See on, koroona oli meie nagu
seda kõik keelavad mul öelda, aga koroona oli meile üks tubli investor vahepeal. Et me saime kinnitust oma kriitilisele tajule ja saime oma eluiga pikendada läbi selle. Tunne oli see, et me oleme õigel ajal õiges kohas, aga kohe pärast seda oli tunne see, et maailm on katki meie jaoks, et enam nii edasi ei saa, et raha tuli vasakult paremalt iga poolt sisse, aga see tuleb kuidagi ka panna kasulikumalt teenima. Siin on mingi päris probleem kuskil seal taga ja õnneks see probleem karjus meile näkku selle teenuse probleemi kaudu. Ehk ja see on algus meie evolutsioonilisele arengule, millest tulenevad ka hiljem need muud lahendused, mis me välja nüüd nagu millega me oleme välja tulnud. Ma ei tea, vastasin küsimusele või? Okei. Siis te vahepeal mainisite väga põnevalt seda, et telefonid helisesid ja inimesed karjusid, et kas te saaksite seda veel kirjeldada, et see tundub üsna huvitav? Palju seal inimesi teil tööl oli nii-öelda, kes seal ringi jooksid? Seal oli, me sattusime nagu huvitavale ajale, kõik maailm pandi kinni, eks ju. Riik maksis inimestele mingit kompi, maksis selle eest, et nad tööle käi, on ju. Ja siis need inimesel ei õnneks üsna palju saada. Ja kuna mulle kaaselajaid oli palju, lähedaste hulgas, siis ma ei tea, ma nagu, kuidas ma ütlen, esimene crew, kes mul oli, meeskond nii-öelda, et nad olid üsna lihtsalt tulemas, kuna see skaleerus. Sinna tuli muidugi ka selliseid, mis ma viisakalt ütlen nüüd, nagu kullakaevaid, jah, tuli ligi. Aga nagu näha, me oleme siiski elus, et nende tegevus ei mõjutanud meie toimetamist, aga põhimõtteliselt see crew oli 7 inimest, ja me suutsime Eesti ära teenindada põhimõtteliselt tervenisti, seal oli, me tegime piirkondadesse mingisugused tehnikud ja nii et 7, või vahepeal oli 8, aga põhimõtteliselt oli ikkagi nii, et väga paljud inimesed andsid teada, et mul on tööga pahasti, et kas ma saan sind aidata, kes mind teadsid nagu. Ma ütlesin, mul on praegu et jaa, mingid, ma ei tea, lavameistrid, üritused olid täiesti maas, eks ju, lavameistrid sõitsid, tegid kullerit ja mu sugulane, kes on tipp lavameister näiteks, oli meile tehnik ja ülikifti tõenäoliselt kogemuse sai ja ta oli nagu näpud püsti, pärast hiljem läks kõik korda, et see nõudlus nagu langes, aga neid oli 7 ja 8 tükki, jah. Palju neid nagu jaamu tippajal oli avalikes kohtades Eestis? 2000 ja me täpselt ei tea ka, selles mõttes, et nagu me müüsime ka neid, see müügi kui ka teenusena on ja, aga meie siis kontseptsiooni alguses see, et me ikkagi nagu pakume teenus, see tähendab, et klient ei pea süvenema, masin on funktsionaalne kogu aeg, et siis see on non-stop teenus nii-öelda. Ja ta oli ka tol hetkel päris kallis, kuna hästi palju nõudlust oli, et seal ei olnud nagu võimalust ja see oligi nagu meeletu, inimeste sees oli meeletu paanika. Aga see alltekstina oli see, et kuna koroona oli negatiivne, siis oli ka meie teenus selline te olete need, ja siin pandi tempel, selle koroona tempel külge, et küll me teist paganatest lahti kunagi saame, kui see koroona möödas on. Ja siis ma mõtlesin, ma ei taha, ma ei tee äri selleks, et olla selles negatiivis on ja kogu aeg. Et ma tahan olla kasulik, tark ja nii edasi. Ja ega see kõrge aeg ei olnud emotsionaalselt lihtne kellegile. Aga ma ei ütle, et raha ei haise, aga põhimõtteliselt nagu ma ei tahtnud selles punases nagu emotsioonis nagu tol hetkel olla, et sealt pidi midagi edasi juhtuma. See oli päev selge mulle, et ma lähen sealt edasi, et ma ei lõpeta sellega. Ja seal oli mitmeid kohti, kus meile öeldi, et pane nüüd kohe müü oma firma maha ja mida näiteks üks meie, ütleme siis mitte päris konkurent, aga selle valdkonna laines tekkinud ettevõtte müüski ennast kohe kiiresti maha, mis oli väga tark tegu, aga kuna minul selle ettevõtte loomisel ja minul ja Margusel, kes me seda alustasime, seda ettevõtet, oli nagu maratoni jooksmise plaan nii-öelda, siis meil ei olnud nagu, me tahtsime nagu, me oleme otsustanud, see oli nagu meie nagu eluviis mõneks ajaks otsustatud, et me ei plaaninud seda maha müüa. Et seega me tahtsime pigem saada uut õppetundi, et astuda kvalitatiivselt inimestena ja ettevõttena järgmisele tasemele. Me tahtsime midagi kasulikku võtta, et mitte lõpetada sellega. Et sealt tekkis see evolutsiooniline taipamine, ja siiamaani ma ütlen, et see, kus ma seal olin, see vaateväli oli üks ja kus ma olin nagu aasta pärast hiljem, see on hoopis teine. See on hoopis teised probleemid, hoopis teine maailm, ehk siis sa ei saa enne teada seda, kui sa ei ole sinna järgmisse kohta jõudnud. Sa ei saa praegu näha neid asju, mida sa näeksid teisest kohast. Võt see on see taipamine, mis ma sealt sain, jah, just.
Te mainisite õppetunde, et mis on nagu, te kasvasite meeletult kiiresti ja siis see asi nagu, või see turg kukkus kokku veits. Et mis on nagu need peamised õppetunnid, mis te nagu sellest saanud olete? Ma olen õppinud või mina isiklikult õppisin seda, et kuidas sellises agiilses olukorras hakkama saada või kuidas üldse olla. See ei läinud plaanipäraselt, et ja ma olen eks ta esimene tunne oli küll abi, kui ma selle taipamiseni jõudsin, et number on hea, aga mul ei ole järgmist plaani, et what's next, et see oli päris abitu tunne ja siis käis nagu mul paaniline otsimine, et mis on see järgmine probleem, mida ma lahendan, kuna see on lahendatud juba, on ju. Ja ma ei saa, meil ei ole mõtet sinna rohkem investeerida, et see tuli nagu hakata nagu pigem piirama seda. Õppetund on see, et kui läheb liiga hästi korraks, siis on see äri läbi, kõlab julmalt võib-olla, aga kuidagi nagu, siis sinna Marjamaale tuleb hästi palju inimesi, sinna sisenemine oli odav, see tähendab, et sa ei pidanud lennukit ostma selleks, et seda äri teha, või sa pidanud investeerima nagu hullult palju, kui pidi, aga mitte väga palju, nii et ma räägin, et seal taksojuhid tegelesid sellega samal ajal paralleelselt, et kuna see nõudlus oli lõputu, on ju. Et kui on hästi, siis midagi on viga. Või kuidagi nagu mul on niisugune, kui väike valu on väike tegevuses, siis tõenäoliselt kohe see valu läheb suuremaks, et kui sa nagu ise ei jookse mingit perioodi ette, aasta-2 ette oma mõtetes, oma tegevustes, sest selleks, et aasta-2 pärast olla funktsionaalne, pead sa tegevusi alustama aasta-2 varem. Ja see väline keskkond hindab siit selle järgi, mis sa sellel hetkel teed, aga mida sa selle hetkeni olid teinud, et sinna hetkesse jõuda, selle teekonna pidid sa üksi läbi käima, aga siis nüüd nagu, kui see aeg on käes, siis kõik, vaat sa teed seda õieti, seda halvasti on ju, aga seda pidid sa tegema, selle mõtte pidid sa mõtlema välja aasta ja 2 tagasi, umbes ma ei tea, kas see kirjeldab seda olukorda, et see õppimine, kõige suurem õppimine oli see, et ma tabasin ära koha, kus ma nägin, et kõik on suhteliselt hästi, aga midagi on valesti pildil. Ja midagi peab tegema. Ma ei ütle, et kas me kõike õieti tegime, aga me vähemalt tuvastasime, et olukord ei ole õige, et tuleb edasi minna. Väga paljud jäid nagu õnnelikuks ja selle tõttu siiani me oleme üks väheseid ka selle Säpi brändi all, kes seda teenust teevad täisfunktsionaalsena, meil on, kõik toimib selles mõttes, veel enam me oleme selle edasi arenenud, nii et kõik teised on nagu peale seda kriisi nagu ära kadunud. Ja siiamaani on meil muljet avaldav kliendibaas selles kontekstis ja usaldavad meid. Siin kõlas läbi, et nagu sellel asjal on niisugune natuke halb maik selle koroonakriisi pärast juures. Ja see kandus nagu meile ka üle natukene, et me oleme nagu, ma kuidagi tajusin, et me oleme nagu mingid, see negatiivne hoiak algusest peale, et olgu siis, ma olen sunnitud. Ma ei tea, ei ole sunnitud, et take it or leave it, et nagu selle kuidagi nagu mingisuguse halva sellise et nagu riik nagu nõuab ja üldse ühiskond nõuab ja tarbijad nõuavad, sest see oli B2B äri, eks ju, et seda maksavad kinni ju, eks ju, kinnisvarahaldurid, kaubanduskeskused, kommertskinnisvara omanikud on ja see oli mingi täiesti taevast neile kulu. Ja mina seda nagu, ja siuke nagu tunne oli nagu, et ma oleks nagu selle koroona lahti lasknud on ju. Et seetõttu ma pidin pidevalt tegelema mentaalselt endaga sellega, et ma ei ole siin see paha poiss siin mängus on ju, vaid ma olen pigem selle probleemi nagu lahendaja või aga see oli, see afekti seisund oli kogu ühiskonnal selline, et see negatiivne hoiak kandus ka meile selles töös üle nagu. Ja see mulle hästi ei meeldinud, et mulle meeldib ikkagi positiivseid asju teha või lahendada mingeid positiivseid asju. Väga paljud olid muidugi mõistlikud ja et cetera, aga üldiselt ikkagi nagu oli ka selline, jah, emotsionaalselt pingelisi kliente palju, jah. No aga kas me nii-öelda kaotasime selle võitluse, kui te tulite selle missiooniga, et nii-öelda harjutada, et on siin-seal need kätepuhastusjaamad ja inimesed on hügieenilisemad, siis kas nüüd, kui see halb maik juurde tuli, siis kas see asi nii-öelda kukkus kokku? Ei, ta ei kukkunud, ta kasvas nagu rahaliselt, ta kasvas ja kõik oli nagu toimis, aga mentaalselt minu jaoks selle äri alustamise point oli see, et lahendada tõeliselt väärtuslik ja huvitav probleem ära ja nagu meid on trillitud seal erinevates
noh, meie maailmast, kust me tuleme nagu idumaailmast, kus meid siis mentorid ja kõik trillivad, et kuidas seda õieti teha, igal etapil valideerida ja teha korralikult ja mitte eksida ja et ma ei jõudnud seda teha ja selle tõttu oligi halb maik suus, et see koroona lihtsalt lendas oma asjadega peale, tekkisid isegi keeles tekkisid mingisugused väljendid, mida ennem ei olnud, mingi teso, noh, siis need vanad tegijad, kes kogu aeg seda teinud on, räägivad, et see ei ole ametlik väljend, et mingisugused nagu selleks täiesti hullumeelseks. Et igal juhul ma arvan, et see nagu tunne oli halb selle pärast, et ma ei saanud teha nii, nagu ma tahtsin, ütleme nii. Ja siis see minu plaan läks katki ja siis pidime uut tegema hakkama, et see oligi ja pluss emotsionaalne pool ka, ma arvan, seal midagi keerulist ei olegi. Et nii oligi, et selle tõttu ma olen väga tänulik selle õppetunni eest, ma olen palju parem kriisijuht, sellest alates ma olen õppinud palju inimesi tundma ja see oli nagu meeletu kiirkursus, noh, mingisugusesse kriisijuhtimissena. Et kuidas sealt nagu välja tulla ja niimoodi, et nagu tahmane ei ole pärast. Aga noh, nüüd teil on siis liigute eemale sellest desondusest nii-öelda. Edasi, mitte eemale, edasi. Et nagu ma ütlesin, et kui sa seisad mäe all, sa ei näe seda vaadet, kui sa oled mäe peal, eks. Aga selleks, et mäe pealt vaadata, pead sa mäe peale minema ja siis sa näed uut pilti, sa võib-olla näed seda, mida sa ei taha näha sealt ülevalt mäe otsast, eks. Aga evolutsiooniliselt siis nagu ma ka olen öelnud ennem ka, et no see olukord oli umbes selline, et siis meil läks nagu päris hästi, siis me mõtlesime, et noh, see kaughaldus tundus nagu point, et lähme edasi, kaasame raha, ma usaldasin seda probleemi. Ma usaldan probleeme, noh, et nagu likviidseid probleeme. Ma usaldasin seda probleeme, kuna Industry 4.0 ütleb ka, et ennetamine, et mis see IoT point on ennetamine, mida me siis juba tegime, oli IoT, eks ju, asjad internet, ja ühendasime seadmeid võrku, eks, küll läbi GSM-i, aga siiski, ja me mõtlesime, et nagu läks edasi, kaasasime raha, ja siis tulid meile lead investor, kuidas seda eesti keeles öeldakse, ankurinvestorid, ja noh, kuna ma olen nagu firma alustades otsustanud, et see ei ole mees ja koer firma, vaid ta nagu on ta jätkab tegevust ka ilma peale mind, eks ju, või noh, ta on nagu selline nagu no pigem nagu avalikum firma kui kinnine firma, kui perefirma, eks. Et siis me võtsime palju investoreid ja sellega kaasa tuli ka mingisugune selline surve tarkadele otsustele minu poolt. Ja siis ma olen neid aja jooksul ikkagi päris palju mentoritena kasutanud. Ja siis see oligi olukord, kus me olime just raha kaasanud või kaasamas, kui keegi siis nendest ütles, et vaata, see on kõik tore, mis te teinud olete, on ju, aga see ei ole hästi skaleeritav. Ja noh, see oli nagu karm tõde, jah, tõepoolest see sensor, mis me tegime, kruvisime oma seadme sisse, oma enda mudeli sisse ja see ei põhimõtteliselt tehnoloogilises mõttes nagu ei olnud lennuvõimeline. Jah, see võimaldas ära valideerida probleemi, kas sellest on kasu, etc. Ja tal oli mitmed muid probleeme ka, ta oli kallis ja valel tehnoloogial ja nii edasi. Noh, GSM või Narrowband ei ole nagu selle valdkonna kommunikatsioonitehnoloogia tegelikult täna, me teame seda. Ja siis nad panid meid, noh siis kujundlikult niimoodi meid pandi tuppa kinni, öeldi, et ennem sealt välja ei tule, kuni see skaleeritav lahendus samasugusel asjal on olemas, et sa ei digitaliseeri mitte ainult oma seadmeid, vaid sa digitaliseerid ka kõiki konkurente ja üldse sa, noh, nagu et ta läheks lendama. Ja siis me ei tulnud sealt ennem välja, kui meil oli see nutipatarei välja ära leiud, noh, see pivot oli valmis nagu. Ja siis ma ei tea, see on mingi jälle tõenäoliselt kokkusattumust asi, aga me avastasime, et mitte keegi, hiljem avastasime patendiuuringu käigus, mitte keegi pole läbi patarei konsooli üritanud seadmeid digitaliseerida. Sisuliselt see dosaator, annusti, kuidas inimesed neist nimetavad, tal mootor töötab patareidega paljudel neist ja seal on patarei konsool ja siis see patarei funktsioon oli Pivoti funktsioon oli siis, selle patarei funktsioon oli läbi patarei konsooli lugeda signaale seadme seest ja siis selle läbi siis tuua ta nagu dashboardi. Ehk siis me digitaliseerisime läbi patarei konsooli, lugedes analoogsignaale sealt seest, digitaliseerisime väljapoole, ehk siis saatsime info välja sündmustest, mida seade tekitas. Ja siis üle seal ei olnudki mingit lahendust täna maailmas pakkuda, mille me ka siis nagu patenditaotlus sisse andsime ja siis hakkasime seda tegema, see oli 2021 oli patarei kuulene, noh ta näeb
ta näeb siuke välja, noh, ta on C-kujuline patakas on ja läheb ühe patarei asemel, patarei suur on, eks ju. Ma teistele siin näitan. Ja, et ja ta on nii. Siis me sattusime kinnisvarahalduse valdkonda ja sealt tuli teised nagu ennetavad küsimused juurde, et meil oleks vaja ka digitaliseerida teistsuguseid kinnisvarahaldusseadmeid nagu mingid paberidosaatoreid ja neid sündmuskohti, kust lugeda andmeid tekkis nagu kogu aeg juurde. Ehk siis see oli väga hea ukseavaja, kuna ta oli unikaalne IoT maailmas ja sellest alates me saime hästi palju huvitavaid probleeme teada, mis tegelikult on. Ja nüüd tuleb jälle see koht, et me ei teadnud seda enne, kui me GSM-moodulit tegime, et siuke probleemi hulk selles valdkonnas on. Ja siis meil avanes täiesti uus maailm. Ja jälle ja sealt saime siis edasi minna, nüüd me siis tuleme juba 2022 aastaga, seal on siis juba uue sensori lugu. Ehk teisisõnu, me jälle tõestasime endale, et me suutsime leida unikaalse probleemi ja me läksime kuni seal suitsuanduriteni välja, et ma ei tea, digitaliseerime, ma ei tea, koroonapatareiga konventsionaalse suitsuanduri, mida on siis miljardide maailmas on ju, et siis ja noh, see tehnoloogia, mida me leiutasime, sobiks tüvitehnoloogiaks väga uskumatutesse kohtadesse, et see oli meile suur eureka. Aga noh, seal muidugi tuli kohe see ette, et seda tuleb hakata valideerima, tuleb hakata investoreid veenma, et see on huvitav ja nii edasi. Nii et see on nüüd siis olnud mul, see patarei on olnud nagu väga suur ukseava ja ütleme IoT kasutavate klientide maailma just kinnisvara valdkonnas. Just, et noh, see on siis nagu, võib-olla ma sulgen selle teise etapi selle taipamist ja etapist, kus me nagu, kuhu me jõudsime. Et selleks, et sa saaksid edasi minna, selleks sa pead midagi avalikkusele huvitavat pakkuma, et nad avaksid sulle oma probleemid, uued probleemid, mis võib-olla on hoopis väärtuslikumad. Ja see on juba järgmine etapp sellest meie loost nii-öelda. Kui te saaksite nagu või nagu kuulajatele, kes ei ole väga nagu sees selles maailmas seletada nagu lihtsalt, et mis on see teie nagu uus lahendus, mida te pakute? Võtame muusika näiteks, jah? Et on olemas edetabelid, on olemas nagu ma ei tea, üldised edetabelid, kuhu muusikat saab nagu edetabeli tippu ja seal mängib ja on edukas. Kõige suurem edetabel. Seal on näiteks tehnoloogia valdkonnas mingisugused Tesla, Apple, kõik, kes on nagu on the top, kõik teavad, kõik saavad aru, et see on nagu väga tähtis, aga on olemas skenede nagu tipud ja nüüd selleks, näiteks nagu ma ei tea, seal raske muusika, pop, mis iganes, räpp ja nii edasi, et ma pean seletama sellest nagu alamlõigust, et IoT-d on nagu palju, kui me läheme nagu detailidesse, siis me läheme selle IoT skene sisse, mis proovib lahendada teatud kinnisvarahalduse ja jäätmekäitluse probleemi, aga sa pead ka selle skene sees olema konkurentsivõimeline kohe, sest muidu sind süüakse naha ja karvadega ära. Et võib-olla nendele, kes asjas sees ei ole, see üldpõhimõte on see, et mida IoT teeb. IoT kaugelt sinu telefoni või arvuti ekraanile ütleb, kui midagi on, kui sul on vaja sellele reageerida mingile sündmusele. Ehk siis ei ole mõtet inimest kasutada kas auto või jala või multisensori, et läheb kohale ja vaatab, et muld on kuiv ja tuleb 20 kilomeetrit sõita, et muld on kuiv ja tuleb hakata kastma. Selleks on olemas sensor, mis pannakse mulla sisse ja mis saadab sulle signaali, et nüüd on kasta vaja ja keera kraan kodus lahti. Nii. Ennetamine. Teine funktsioon IoT-l on häiretele reageerimine. Vabandust, see oli nüüd häiretele reageerimine, aga ennetamine on siis see, et me näeme mingisugust, me tajume, meil on olemas tajur, ehk siis sensor, mis ütleb, et varsti see olukord hakkab juhtuma. Näiteks kui ma ei tea, mingi laager kuskil tööstuses hakkab undama, siis ta kohe lendab ja kui ta lendab, siis jääb terve liin seisma, liini seisuaega näiteks 100 000 eurot tunnis on ju. Et see on siis nagu ennetamine, me tajuritega otsime probleeme ja proovime prognoosida, mis homme juhtub, kui selline sündmus juba toimub siis autokorrelatsiooni käigus, et me saame öelda, et üle homme käib pauk põhimõtteliselt. Ja see on niisugune ennetamine. See on lihtsalt, ütleme need, kes ei ole valdkonnas sees, et mida see IoT teeb.
ja siis sinna peale on piiramatult võimalik laadida erinevaid tarkvarakihte, väärindada seda suurandmeid, mida siis meiesugused IoT ettevõtted nagu kaevandavad eri punktidest mulla alt. Londonis on rotilõksud on pandud, seal on meeletu see allmaailm seal ja need rottide probleem on suur. Et kui hiirelõks läheb kokku, et ta mädaname läheks, siis tuleb signaal ja minnakse puhastatakse ära. Ehk siis see on selline nagu, et me võtame inimese ära sellest kohast, kus ta peab toimima multisensorina ja paneme sensorid seda tegema. Ja nüüd jõudes siis nagu selle skene sisse, siiski sensoreid on olemas juba 20 aastat igasuguseid, nad lähevad aina väiksemateks ja nii edasi, aga selleks, et seal ka olla konkurentsivõimeline, pead sa ka skene sees leidma väga õige probleemi ja nüüd tuleb mängu see minu, või ma proovin nagu mängida sellist mängu, et siit tuleb mängu see minu ärijuhi nagu loogika, et ma ei ole insener, sest suurem osa IoT ettevõtteid maailmas on inseneri ettevõtted, kes teevad mingi asja valmis ja loodavad, et lendab. Aga meie põhimõte ka tänu Tehnopolile või selle haridusele, mis ma siin startupi kogukonnas olen saanud, on see, et ma pean valideerima ka kliendiga ka ütleme igas etapis selle ära, et kas see kasutusjuht on piisavalt skaleeritav. Ma kordan, kas see kasutusjuht või see lahendus on piisavalt skaleeritav. Vastasel juhul pole mõtet seda junni teha. Toon näite praegusest hetkest, et kui meie teeme tikutopsi suuruse sensori jäätmekäitlusele, siis täna turul mängur, need samad sensorid on telliskivi suurused, eks ju. Ja mis omakorda väiksus tähendab seda, et sa saad seda sama funktsiooni kasutada mitmete muude seadmete puhul. See tähendab, et ma tagan talle täiendava skaleeritavuse, ehk siis täiendava eelise turul. Ja nüüd skene sees me otsimegi unikaalselt skaleeritavaid probleeme. Ja me ei ole rahul sellega, et me teeme uue, ütleme, me kopeerime mingisugust olemasolevat lahendust ja teeme kehva koopia sellest, vaid me peame leidma selle niši, valideerima selle niši ära, et see on probleem selle skene sees, ehk siis, ma ei tea, rap-muusika sees on selline nišš veel olemas ja meie tahame olla selles maailma parimad ja vajutame gaasi selles nišis paika. Ja mis taipamine veel on olnud selle käigus, mida mul on antud pärast nagu investorite ja ütleme mentorite ja asjade poolt nagu selliste rollide poolt nagu tagasi, et on see, et nad hindavad kõrgelt meid, sest me ei lähe liiga laiaks, me ei tee end-to-end, me ei tahaks teha end-to-end lahendusi, see tähendab seda, et me teeme rauast kuni maailma kõige konkurentsivõimelisema dashboardini välja, vaid me keskendume suures osas või põhiliselt suurandmete kaevandamisele skaleeritavatest kohtadest, kui lühidalt öelda. Ma ei tea, kas see oli nagu siis, kuidas tundub, kas see oli nagu arusaadav? Arusaadav on kindlasti. Kuidas siis see uus suund teil läinud on? Ma vaatasin, et vahepeal teil see käive oli suht madal, aga see on jälle tõusma hakanud. Jaa, me otsisime, seal oli, nüüd läheb juhtimisalaseks asjaks, eks ju, et me otsustasime reorganiseerida SAP-i ja mitte ära kaotada seda, mis sest, et koroona on läbi. Ja nüüd ta on transformeerunud AFH, ehk siis siuke tööstusharu on nagu away from home sektorisse. See on siis need tavaliselt avalikud sunroomid ja nende kulumaterjalid. Ja tegime nagu 2 ärisuunda. Ja kuna me tegime sensoreid juba ka SAP-i ajal, aga kui me läksime kuskile rääkima sellest, siis öeldi, tere Tesomehed, et kuidas teil läheb, et kuidas Tesoga läheb, siis me viskas nii ära, et me mõtlesime, et me teeme teise brändi. Et see on ikkagi, lepime kokku, et see on IoT. Ja nüüd siis orgaaniliselt tekkiski niimoodi, et teks 2 ärisuunda, ehk siis SAP on AFH, kes on nagu nutikama AFH, see tähendab, tal on oma sensorid ja sisuliselt on ta nagu IBIOT-i sensorite, selle sensoris meeste leiutiste nagu implementeerija siin regioonis. IBIOT omakorda on inseneeria puhtalt, IoT inseneeria ja kes skaleerib üle maailma seda asja. Ehk sisuliselt SAP on IBIOT-i edasimüüja siin regioonis ja sellele SAP-i ärijuhi ametil on nagu väga pädev inimene, kes usub ja me proovime siis teha natuke targemini võib-olla seda AFH-d ja aidata oma klientidel säästa läbi digitaliseerimise ka kinnisvaraalduses kulumaterjale. Et see on siis nagu SAP-i ideoloogia.
ja siis Ibiot kõrvalt teeb siis, me tegime, Säpile tegime siis nagu restruktureerimise ja tõepoolest mul on hea meel öelda, et tema Säpi käive nüüd aasta vähemalt ütleme siis eelmise aasta lõpust kuskil, ma ei tea, 15% kuus kasvab. Et see ei ole üldse paha. Et ja siuke ameerikalik stiil, et kõik, see mudel ei toimi, kõik maha, kõik kinni kiiresti ja teeme uue asja, et võt me ei teinud nii ja meil tuli üks investor lauale ja ütles, et kui te tahate nagu, mis ta ütles, et kui te tahate sensoritele piisavalt raha, siis tehkem Säpp korda. Ja siis ma ütlesin, et see ei ole nagu võimalik ja siis ta ütles mulle, mõtle veel korra ja siis ma ütlesin, et see on võimalik ja siis ta nüüd ongi hästi kõik, et selles mõttes nagu ta lähebki täitsa korralikult ülesse ja kõik need, kes olid pessimistid, ta on rebrandingu teinud, ta on nüüd nutikas haldus, ta ei ole enam, ma ei tea, kätepaar korraga või mis meil oli seal, et ta on nüüd nutikas haldus ja see aitabki kinnisvarahaldajatel teha oma tööd nutikamalt, digitaalsemalt ja kulusäästlikumalt. See on Säpist nüüd jah, et mis Säpist saanud on ja ta teeb AFH-s suuri tegusid, ma arvan, lähiajal ja juba teebki jah. Kui selle asjade internetiga nagu nii-öelda probleeme leiutada, siis kuidas otsida tähendab jah. Kuidas selle tehnoloogia nagu hinnatasemega praegu on, et kui teha siuksed, mida inimesed eeldavad, et on neile kas tasuta või hästi odavad teenused nagu kätte tesomine, kui see teha siukseks hästi kõrgtehnoloogiliseks, siis kas see on praegu nagu kasulik üldse või on nagu tehniliselt, rahaliselt lihtsam saata see inimene sinna töllerdama? Ja, see on väga hea küsimus, et no ilmselgelt peab sellest tehnoloogiast kasu olema, majanduslikult kasu. Et miks enamus on vaja, et sellest on kasu. Kui inimese väljasõit, tühi välja, ütleme, nimetame siis nagu meie lahendame väga paljuski kohtades neid tühi väljasõite. Et kui sa suudad 50% vähendada läbi selle digitaliseerimise tühi sõite ja me ütleme, et inimene on kõige kallim ressurss, siis ilmselgelt võib selle sensori eest maksta või selle tehnoloogia eest maksta päris palju. Kui sa saad näiteks, sul on, ma ei tea, 10 autojuhti ja sa saad pool oma autoparki ja inimesi vähendada selle võrra, et nad teevad vähem tühi sõite, siis nagu ma tihti ei saa aru, kui öeldakse, et mu sensor on kallis, kas su rumal protsessi juhtimine praegu on siis odavam või? Et on mu küsimus. Et kui sa teed nagu 50, no ma ei tea, mul on ekstreemselt juhtul olnud ka 50% tühi sõite. Ma küsin, et millest me räägime üldse? Selle sensori ROI on 9-10 kuud. On sul mõni teine investeering, mis nii kiiresti ära tasub või? Näita mulle seda oma investeeringud edabelit järgmisest aastaks ja ütle mulle, millise ROI-ga need investeeringud sul on. Mina ütlen, et see on 9, ütleme, erinevates situatsioonides 6-12 kuud on IoT ROI, eks ju. Ja ma arvan, et ja me teeme nagu päevast läbi nagu täiesti uskumatuid rumalusi, mis tehnoloogia on ammu olemas juba. Ja majanduslikult ei ole konkurentsivõimed sellepärast, et meile meeldib nii töötada, eks ju. Et seetõttu ma nagu keeran selle küsimuse nagu teist pidi, et mida sa küsisid, et tasuta ei ole mitte midagi. Mul üks Hollandi nagu partner ütleb, et päike paistab tasuta. Et, ja ta küsib iga asja käest mu käest raha, kui ta midagi tahab või tahab mulle anda midagi. Ja ma imestan, et mina annan seal prototüüpe sealt, või ütleme siis nagu me näidisid tasuta. Ei, ta ütleb, et palun võtta siin on näidis, aga 300 eurot. Stopp, oota, ma tahan nagu valideerida seda. Ei, 300 eurot ja siis valideeri, jaa. Et selles mõttes nagu me oleme nagu me nagu ei mõtle lõpuni majanduslikult nendes kohtades, kus me oleme harjunud kuidagi käituma vanamoeliselt. Ja minu jaoks on see küsimus, et asi on kallis, kui ma ütlen, et asi maksab 100 või 300 raha, siis millega võrreldes? Kas sellega võrreldes, et sa säästad 10 000 või? Et ja noh, ma nagu kuna me oleme väga enamuses B2B, siis me ei räägi nagu konsumer tasemel, et ja konsumer peab tasuta saama, aga konsumer peab ka aru saama lõpuks seda, et keegi maksab selle kinni. Ja ta peab selle raha päeva lõpuks taskust kätte saama kuidagi, isegi kui ta algust tasuta annab. Päike paistab ainult tasuta, on see nagu vana
Hollandi sadama ärimeeste ehk praeguse põlvkonna nagu statement, igal tehnoloogia messil päike paistab tasuta ainult, et kõik tuleb kinni maksta, ükskõik mida sa nagu tellid, kas kui sa kohe ei maksa, maksad hiljem selle mingi lisateenusega kinni. Ja B2B-le rääkides me räägime põhiliselt ikkagi sellest kokkuhoiust, mida see tehnoloogia toota saab ja vähenevast süsinikujäljest, kuna IoT on rohetehnoloogia, eks ju, ta vähendab nagu tühisõit, kui võtame siis nagu, räägime IoT-st kui rohetehnoloogiast. Kui 1 kilomeeter jäätmeveoki, 1 liitri kohta, kütuse kohta paiskab 1 jäätmekogumise veok 3,5 kilogrammi süsinikku keskkonda, siis see on väga oluline mõju, et me saaks tühisõite vähendada. Et süsiniku jalajälje ja mina ütleksin, et väga palju hinnatakse seda kokkuhoida, mida IoT teeb, aga mida IoT saab kokku hoida, aga minu arust on vähe tähelepanu pandud sellele, kui palju ta tegelikult keskkonda säästab. Et kui me räägime süsiniku jalajälje, meil sulab kohe seal Arktika midagi ära 30 aastaks, mis siin ähvardatakse meid, on ju, ja me peame seda aeglustama, et noh, ütleme, ülejärgmine põlvkond on niikuinii juba on totaalne kriis, on ju, siis me peame vähemalt meie järgmisele põlvkonnale tagama mingi kvaliteetsema elukeskkonna ja minu arvates nende uute tehnoloogiat, sealhulgas asjade interneti kasutuselevõtul, millel on suur keskkonnalane mõju, kasutuselevõtt on liiga aeglane. Ja aeglane on sellepärast, et inimesed on mugavad, neil ei ole üleuputusi, neil ei ole veel päriselt kriisi, meil ei ole päriselt immigratsiooni, mis tuleneb, eks ju, kliimamuutustest, ja et ka tehnoloogia inimesena ütlen ma seda, et me kasutusele, me ei ole päris aru saanud, mis tegelikult toimub. Kuigi meie kätes on kõik see tehnoloogia olemas, jonnime me vastu ja ei ole nõus kasutusele võtma ja oma süsiniku jalajälge näiteks vähendama. See on nagu minu claim sealt, minu tooli otsast nii-öelda, mida ma kõrvalt näen, kui mingid munitsipaalidega tegelen praegu palju ja ütlevad, et ma ei tea, koristaja niikuinii käib seal ju, võt seesama, ta niikuinii ju käib seal. Ja, aga nüüd on see, et sul on ultimate goal on vähendada süsiniku jalajälge, nüüd aga mõtleme sellest lähtuvalt, et kas ta peab seal käima, kas ta peab istuma kettasse, käivitama auto ja tegema ühe tühisõidu ja näitama, et ta teeb tööd. No ei pea. Et see põhiline üleskutse minu poolt on see, et ärme kasutame ärme kasuta ressursse valesti ja inimesi multisensorina, selleks on tehnoloogia, selleks on olemas tehnoloogia. Paneme need vidinad igal poole üles ja teeme tarka tööd, mida inimesed tehakse ja keskendume just nimelt järgmistele põlvedele elamisväärse keskkonna tagamisele. Et see on nagu see, ma proovisin nagu kinni traageldada selle IoT külge, et miks ta maailmas üldse oluline on, eks. Ma loodan, et see, kas seal oli mingi point? Ma loodan. Ikka. Te olete siuke, tundub, et oraakellik figuur, et mis see järgmine probleem on, mis te lahendama hakkate? On juba välja vaadatud mõni? Jaa, me oleme jah. Või tähendab, mul on nii suur probleem, et ma tõenäoliselt mina saan rahulikult, ma arvan, et ma saan oma ressursi ilusti lõpuni sellest kulutada. See on jäätmekäitluse digitaliseerimine, jah. Ja ma juba natuke ripsasin seda pindasin, et 95% või 90% maailma munitsipaalprügist ei ole digitaliseeritud. Tähendab, et nad miljardeid kilogramme asjatult paiskavad õhku süsinikku oma veokitega, pluss ületäitunud prügikastidest lekib keskkonda jäätmeid ja see on nüüd nii suur probleem, et selleni, et ma selleni jõuaksin, siis ma pidin kõik selle tee läbi käima. Ja mis on, mida Jumal on mulle nagu õnneks lauale pannud, et seesama tehnoloogia, mida me siin nokitseme, need on olnud nagu vaesed versioonist sellest, mis me nüüd, kuhu me täna jõudnud oleme. Ja see oligi nagu kuidagi, see tee on meil orgaaniliselt sinna jõudnud, et kinnisvara halduses on ka tegelikult ju jäätmed, jah? Ja seal me taipasimegi ära, et tegelikult jube lahe oleks ka avaliku ruumi jäätmemahuteid digitaliseerida, et kui me juba seda muidus digitaliseerime siin, eks ju.
et siis me avasime, et aga päris probleem on üldsegist nagu üldse prügi ja korraldatud, nüüd siis hüppame siis prügimaailma sisse siia, on olemas 2 liiki, on munitsipaalprügi ja on olemas korraldatud jäätmevedu ja kui et homme sisust homme saame nagu miljoneid kilogramme süsinikku vähendada sellega, et me digitaliseerime ära korraldatud jäätmeveo, mis on 16 aastat vana seadus, jäätmeseaduse peal töötab praegu ja kus te kõik olete kodus, kus teil prügi veetakse on ja te olete kokku leppinud kord nädalas on teie prügivedu. Kes ütles, et see kord nädalas on? Te olete ise nagu inimsensorid, kes on arvanud, et teil kord nädalas on vaja teha. 75% konteineritest tühjendatakse pooltühjalt. See ei ole väga oluline, aga veel olulisem on see, et 50% konteinerit tühjendatakse kas liiga vara või liiga hilja, minu arust see on nagu väga suur. Sisuliselt kuni 50% on võimalik süsiniku jalajälge vähendada jäätmeveokorralduses. Nii et ja ma ütlen ausalt, et ma olen valmis selleks, jah, et see on nagu minu jaoks väga huvitav ja ma tean, mis seal toimub praegu ja enamus meie selle valdkonna ettevõtted on inseneripõhised ja ärijuhtimislikku pointi seal väga palju ei ole ja hetkel on see nagu kõvasti plahvatamas ja ma arvan, et see ongi vastus küsimusele, et see ongi meie praegune asi, mida me teeme, me ei jäta kinnisvarahaldust kuskile, aga me vaatame, praegu valideerime seda, palju selles kinnisvarahalduse raha on üldse, et tehnoloogiale kulutada, kui palju nad on nõus oma, ütleme, kinnisvara juhtimise põhimõtteid muutma ja kui see sääst on väiksem kui jäätmekorralduses, siis ilmselgelt saab kohe öelda, kuhu poole meiega energia rohkem nagu kulub, eks ju. Et see on puht majanduslik. Ja mis saab olla mulle rõõmsam äri, kui pikendada kas või mingilgi kombel järgmise põlvkonna elu teha rõõmsamaks. Räägimata äri poolest. Et ja raha, kui sa leiad sisulise probleemi, raha tuleb iseenesest, eks ju. Kui sa leiad väärtusliku probleemi ühiskonnale, siis raha tuleb iseenesest. Ja mida vanemaks ma saan, mida rohkem ma seda asja ajan siin 4+ aastat juba, saan ma aru, et ma pean leidma väärtusliku probleemi, küll vanajumal selle raha ka toob, selles mõttes. Ja kui ühiskond on tänulik, siis nad leiavad sulle tasumiseks viisi, ütleme nii, siis see ei ole ka kohe selline, kuidas see tasu tuleb, et see ka selgub aja jooksul, aga põhimõtteliselt, kui sa suudad välja öelda lihtsalt selle probleemi ja see kõnetab inimesi, siis nad premeerivad sind, või ütleme ühiskonda nii-öelda. Et see on nagu tagurpidi loogika natukene, aga ma arvan, et see ei ole midagi unikaalset, ma arvan globaalses mõttes nagu, et sa pead leidma midagi sellist, mis on, et äri ajada, äri pärast ajada, see, seda ma olen piisavalt ajaloost teinud, seda ma enam ei tee kunagi. Aga meil on siin niisugune traditsiooniline lõpuküsimus, mis on täiesti teisest ampluaast kui need, mis me oleme varem küsinud. Et rääkige palun kõige lahedam või rajum lugu teie suvepäevadelt. Päris ausalt või? Päris ausalt. Aus vastus on see, et meil on ainult ühed suvepäevad olnud, kuna hoobil ja hoobil pole siiani vahet olnud eriti. Ei olegi nii lahedat lugu, nii konkurentsivõimelist ennast ei ole, aga lahedam lugu suvepäevadelt. Või ütleme, et kui suvepäevi pole olnud, siis mõnelt teie pealt, ettevõtte pealt. Ma ei tea, see on võib-olla isegi soft, nagu soft võib-olla, aga minu jaoks emotsionaalselt kõige lahedam on see, kui seda pole tükk aega toimunud, aga iga kord, kui me oleme saanud nagu raha tõstetud, siis me oleme selle ühe asutajaga, kes meil veel on paadist läinud sigari tuppa ja tõmmanud ühe sigari. Ühe väga kalli konjak ja sigari ja siis on siuke tunne nagu, ma ei tea, me ei ole mingid sõltlased, absoluutselt vastupidi, me oleme nagu väga praktilised inimesed, aga see tundub, et sa pead nagu korraks nagu mingisuguse mentaalse hingetõmbe tegema ja nagu välja hingama korraks ja see sigarituba Margusega, see on minu jaoks lahe, see on jälle väga minu mätta otsast, et kui midagi on väga erakordset juhtunud, siis ma loodan seda ringi suurendada, aga ta on kuidagi nagu ka mulle juhtimistehniliselt, et see on minu intiimpiirkond juhtimisalaselt nii-öelda ja mina et ma kuidagi nagu tähendan selle enda mentaalselt enda jaoks ära, teiste jaoks ka markeerin ära, et midagi erilist, me saame nüüd korraks välja hingata. Et
ma ei tea, see pole midagi erakordset, aga ma tegutsen väga palju ainult selle mental state'i tagamiseks, et see sooritusvõime oleks olemas ja selle tõttu ma arvan, et see on ka erakordne, vähemalt minu jaoks. Ja ma loodan, ma nüüd võtsin selle pähe, et ma pean sellega midagi tegema, ma olen selle jätnud lohakile, et ma peaks seda kordama veel. Et võib-olla, kas see oli, ma ei tea, see on võib-olla huvitav selles kontekstis, aga noh, ettevõttega seotud selline väikene traditsiooni algal meil olemas küll, jah. Selge, aga aitäh tulemast ja aitäh kuulamast. Aitäh kutsumast ja ilusat päeva kõigile kuulajatele teile ka.